Tšau! Nimelt täna ma mõtlesin, et ma räägin natukene luumurdudest, sellepärast, et ma Mete just äsja ka murdis oma käeluu ära. Näe, siin on isegi näha. Täitsa kohutav. Mul nii hullu murdu küll ei ole kunagi olnud. Aga minul oli 2 korda jalg ja 1 kord oli seenap, mitte päris käsi. Mul oli seenap käis niimoodi, seenap hüppas mul täiesti niimoodi liigetest välja siit. Niimoodi, et see koht oli mul siin kõht, see oli mul käed. See on siis kõige lähem, mis Metel on. Ja siin oli mul ka mingi tükene tükk väljas, aga mul ei olnud päris nagu luud katki, et mul oli ka liigesest tuli mingi tükene tükk väljas. Vot, ja mul on siis 2 korda jalg olnud. 1 korda oli, kui ma mängisime koolis, mängisime kulli. Ja mina jooksin, mõtlesin, et ma oli uksest sisse pidi jooksin jooksma. Ja mõtlesin, et ma pööran viimasel hetkel ära. Ma kukkusin ümber ja ma lendasin põlvega vastu kivinurka. Ja seal käis jalg kuidagi krõksti. Ja teine kord oli niimoodi, et hüppasime Kaiduga batuudi peal. Ja mul käis jalg niimoodi kolaki ja siis kuna Kait hüppas täpselt sellel hetkel mulle jõudu ka taha, siis ta käis täitsa niimoodi korralikult ja siis oli mul nagu siis jala koha pealt see liiges ka katki. Ja tagantjärgi mõeldes, mis võis olla kõige ebameeldivam oli see esimene kord, kui ma jooksin kulli mängides vastu kivinurka. Ja see oli sellepärast, et mul oli jalg oli täiesti, see oli põlve koha pealt kipsis, see tähendab, et terve jalg pidi kogu aeg sirgelt olema. Ehk siis mul oli pulksirge jalg, nagu oli reaalselt puujalg. See oli lausa kanni alt või kanna otsa kips. Mis oli päris šõva. Siis kui mul oli ainult jalaliiges, ehk siis see jalalabaliiges segot, siis see ma ütleks, et oli kõige meeldivam, nagu üldse meeldivatest võetest, sest kõik olid need väga valusad. Seda ma mäletan küll. Ükski nagu mitte valus ei olnud. Aga ta oli selles suhtes kõige